vaadake, kes minul siin rõdul käib kogu aeg kaisumas. Täiesti armas beebi. Tema meie naabri Kiisu Kessu, kes käib kogu aeg meie rõdul siin. See on siin tema päralt kogu aeg. See on väike beebu või? Oi, see on väike beebu. Hello. Ma ei tea, kas ma selle üldse üles panen või mitte, aga mõtlesin, ma igaks juhuks filmin. Mulle tuli nüüd see pakk, mõnnaga pakk ära. Ja selle jaoks, et see kätte saada, mul oleks vaja sõita 4 kilomeetrit rattaga. Ja siis 4 kilomeetrit tagasi. Ja ma ei ole kindel, kas ma nagu tahan minna. Tähendab, ma tahan väga, ma tahaks seda pakki kätte saada ilmselgelt. Aga õues on nii heider ilm. Pilved ei ole üldse ilusad. Palun vaadake, mis seal toimub. Oh my god! Oh my god! Ma pean olema aus ja ütlema, et kuigi ma olen 32-aastane, siis ma väga kardan välku ja pauku ja ma olen nii uhke enda üle, et ma praegu tuppa ei jooksnud ja nutsma ei hakanud. No igatahes see pauk oli vastus mu küsimusele, et kas ma lähen täna pakile järgi rattaga, siis ei, ma ei lähe täna pakile järgi. Nii tube. Ma olen üksi kodus ka. Ma saan aru, et see hirm ei ole nagu põhjendatud või selles mõttes, et mul ei ole kunagi midagi juhtunud. Ma ei tea, kus see tulnud on, aga see on väga-väga hirmus. Ja ma mõtlen, et tõmban üldse kardina eest ära ja olen lihtsalt akna ääres ja siis ma näen kogu aeg, mis toimub. Ma ei tea, see on nii hirmus, nii nõme. Kuigi ma tegelikult mõtlesin, et ma natuke teen oma nägu, et inimesena tunda ennast. Mul oli üldse plaanis tegelikult sorteerida enda riideid. Ma näitan teile, mis seisus ma tuba on. Ärge siis hinnanguid jagage liiga palju, on ju. No jah, no see on siin väga kaunis. Pole hullu midagi, aga panen tule põlema. See ukse tagunen ka mingid asju täis, uks normaalselt lahti ei lähe. Siin on puhtad sokid, üksikud. Ja no nüüd siis see asi. What's happening here? Lihtsalt. Ma peaksin oma sahtleid sorteerima. Üleval siin on sokid ja kosmeetika. Siin, see on mul enamjaolt suht korras kogu aeg. Aga siin on riided, mida ma ei kanna enam ja ma tahaks tegelikult ära sorteerida neid. Ja tegelikult ega mul ei ole liiga palju riideid, vaid mul on lihtsalt liiga vähe ruumi. Nagu päriselt on liiga vähe ruumi. Et ma ei ütle seda niisama, vaid mul ongi nagu need 2 sahtlit ja rippuvate riiete osa siit. Siitmalt. Et noh, neid tegelikult ei ole nagu liiga palju, et kindlasti on naisi, kellel on tunduvalt rohkem asju. Kottidele mul ei ole ka kohta, siin on ainult 3 tükki, ma arvan mingi 30-st. Okei, nii palju pole, võib-olla 13-st. Ja no pükste sahtel, seda ma ei saa kommenteerida isegi, mis siin toimub. Ja siin all on mingid asjad, mis on lihtsalt siuke miscellaneous. Okei, mu seelik on millega pärast siin, aga paksud sokid, mingid vööd, ujukad, Rauno mingid vööd, lipsud, mingid siuksed asjad. Kraami on oma jagu, mida tegelikult tuleks nagu sorteerida ja koristada ja praegu oleks nagu hea ilm selle jaoks, sest ega ma õue ei kipu ja ma arvan, ma selle paki saan ka alles homme kätte. Või nagu ma saan täna kätte selle, aga ma filmin homme avamist, sest siis õhtul on kõik kodus juba ja siis ma ei taha seda teha enam. Aga et ma tunneksin ennast natuke paremini ja natukene inimesena, siis ma võib-olla lähen teen väikese õrna sükse igapäevase meigi. Ma ei meigi ennast iga päev, aga noh, et kui ma ütlen igapäevase meigi, siis süke õrna mukki. Ja see ilm on tõesti täiesti purjust nagu. No vaadake. Hele sinine taevas. Kaunis. Ilus. Ja siis teisel pool on mingi tornado. No. Okei, nii hull tegelikult see asi ka ei ole. Aga siin on nii pime, et ma ei teagi. See valgus ei ole ikka siin absoluutselt ka hea, aga kuna ma kuskile konkreetselt minema ei hakka ja ma teen seda lihtsalt enesetunde parandamiseks, siis vahet ei ole, ma arvan, et saame hakkama. Ma tegelikult plaanisin täna pead pesta, aga ma vist ootan homseni, et äkki kannatab. Wow. Mul ema ostis mingi siukse asja, niisutav 7 kreem ja see on päris hea toode ausalt öeldes.
just siukseks nii-öelda igapäevaseks kasutamiseks. Ta ütles, et igal pool reklaamitakse seda. Mina ei olnud seda ennem näinud, aga eks see siis, kuidas kellelegi algoritm mängib, aga niimoodi siukene. Ja siis nii, peaks mingit lõhna ka panema. Hea lõhn teeb ka alati enesetunde heaks. Ma vist panen seda Sabrina Carpenteri kirsilõhna, mulle see väga meeldib. Nii. Ja mingid kõrvarõngad võiks ka vaadata ja tegelikult pusa võiks ära vahetada, sest see on veits nesti. Nii, minu meelest nende kõrvarõngaste valimine on alati väga keeruline, kui neid on palju. Mul on palju kõrvarõngaid. Ma ei kurda. Aga ma panen need Helani stuudio Instagramis teeb ise selliseid kõrvarõngaid. Ja mõtlesin, kuna mul on nagu üleni must outfit, siis ma panen natuke värvi ka. No näete. Väga nõnnud. Ma olen nüüd nagu valmis sätitud millekski. Aga mul ei ole ühtegi plaani. Nii et see on ka hea. Peaks mingid mokamäärad ka panema. Ja ma hakkasin vlogima, nagu ma teeks mingi full päeva vlogi jälle või nädala vlogi. Kuigi mul ei olnud mitte mingit pointi. Lihtsalt see, et mulle tuli täna mõnnaka pakkera ja et ma pean nii kaua sõitma ja õues on paha ilm ja ma ei saa minna. No vaata, ta on nagu, ma ei oska seda materjaliga üldse kirjeldada. Ma tõesti ei oska, aga hästi mõnus. Keskele ka. Tere! Ahoi, kas ma olen kaadris või? Olen jah. Täna on siuke päev, et mängime discgolfi lastega. Me teeme küll ainult pool rada, aga kuna me lähme homme Ida-Virusse Raunoga, et laupäeval võistlema minna, siis ma mõtlesin, et teeks väikse soenduse. Olete lähte siin õõseks või? Ja me jääme 8 ööks. Tegelikult ma tulin sellepärast siia, et öelda, et viimane klipp vist oli sellest, kui ma ütlesin, et mulle tuli mõnnaka pakkera ja ma sain selle kätte. See on imemõnus. Me täna hommikul Eliseega vaidlesi peal, kes ma olen sellega 2 ööd maganud. Ja Elisee on sellega 2 ööd maganud ja nad on korduvalt ja korduvalt omavahel natukene riidu läinud, et kes kui palju sellega siis aega veeta saab. Nii et see päriselt on väga-väga mõnus, ta tõesti on jahe. Ta võiks natuke kauem püsida jahe, nagu jahedana, ehk siis see kehasoojus soendab suht kiiresti ülesse, aga kui teistpidi keerata tekk, siis ta on jälle jahe, et nagu teiselt poolt on jahe, ehk siis sa saad nagu seda flippida kogu aeg. Tegin klipid ka ära. Ma ei ole varem ju sükest asja teinud, aga ma arvan, ma panen siia ka, siis te näete, mis sellest tuli. See on päriselt jahe. Teate mis? Mõnnakas saatis mulle kingituse. Minu uue pestika, jahutava teki. Ja ma mõtlesin, et avame selle koos. Vaatame, kas see ka päriselt jahutab ja milline ta välja näeb. See on palju raskem, kui ma arvasin. Oh my goodness, see on päriselt jahe. Ma ei jõua ära oodata, et lihtsalt seda katsetada peale pikka päeva istumist või püstijalul olemist. Wow. See materjal ei ole üldse selline, nagu ma arvasin. See on veel parem. Kui mõnna. Tegelikult kaalusin ma selle teki ostmist juba päris mitu kuud tagasi, aga suve muudkui ei tulnud ja sinna paika see jäi.
aga nüüd siis edasi. Ma olen väga põnevil, et näha, kas see aitab ka mu rahutute jalgade vastu. Kindlasti see ei ravi seda, aga leevendus on juba pool võitu. Nii et ma hoian teid kursis. Näe, palun. ei, see on nüüd seal. Hakkad ikka. Nii tore, kui on lapsed, kes tahavad kaasas käia. Oih, mitte küll alati. Aga ikkagi käivad. Opa! See oli palju parem. Mis su lemmikosa discgolfi puhul on, Oskar? Et kui sa viskad kaugele, siis see on su lemmikhetk discgolfis või? või kui ma panen hästi kaugelt putti. Siit näeb seda. Oi vara. Kõige hullem üle. Tervest. Me oleme jõudnud nüüd Ahtmesse. Siin räägitakse palju vene keelt ja mõned sildid on isegi vene keeles siin. Ja me käisime just tutvumas Alutaguse discgolfirajaga, et sinna siis homme võistlema minna ja esindada Kehtna valda omavalitsuste suvemängul. Ma ei saa aru, kas see muusika tuleb siit. Ei, mulle tundub, et inimesed ise lasevad. Aga väga ilus on siin, väga mõnus. Praegu nüüd tellisime just süüa. Sihukesest kohast nagu Shaurmaks. Siuke koht ja seal on see vene keele silt, millest ma rääkisin, jookseb niimoodi. See tädi oli natuke nagu ülbe. Ma esimest korda näen seda, ma ei julge neid igaks juhuks kaadrisse jätta, pärast on mingi probleem. Et okei, ma veits pelgan, ma ei filmi praegu. Vaata, kuidas need linnud kaadris on. Sa jutt. Oota, mis see tädi helistas või? Ei, ma helistasin tädile, ütlesin, me jõuame natukene 8:30. Oota, kas see on saunas on? Kui pakutakse siis ikka. No ma panen siis enne natukene sooja siis. Nii tore, me läheme sihukesesse sööbimiskohta, kus isegi tegelikult ei ole nagu WC-d toas, vaid on välikäimla natuke siis majast eemal. Aga hästi nunnu tundus piltide pealt, ma nagunii kindlasti näitan, kui me sinna jõuame. Igatahes see tädi seal Shaurmaksis oli veits sihuke nagu ülbe. Ma ütlesin, ma tahan blue cheeseburgerit koos, seal oli nagu kirjas koos friikartul, jook ja kaste. Siis ma lugesin nagu ette kõik, mis seal kirjas oli, mida ma kõike soovin. Ja siis ta vaatab mingi kombo, jah? Polgi kombo kirjas või? Jah, ma olin mingi kombo, jah. Ja siis rääginegi nii. Ma olin mingi, ma ei tea, kuidas ma rääkima pean, ma olen esimest korda siin. Okei. Siuke nagu veits ebaviisakas. Aga noh, see vibe siin on rahulik. Hästi rahulik on, inimesed on... Jah, täna reede õhtu just. Kell 8 ka juba, et ühed panovennad on juba väljas. Eestlased muideks need, kes siin tulevad ja kelle pärast ma ei julgenud eriti filmida. Ja ega muud ei olegi, ma mõtlesin, ma korra viin kurssi ja äge. Need vaateaknad ka on nagu sellised, ma ei saa aru, kas see on kaltsukas või mis, aga tore. Igatahes kaup on -50% siin. Väga, väga tore. Mõtlen, kas ma näen siit sisse, väga hästi ei näe. Ja seal Krossis käisime ennem süüa ostmas või snäkki natukene ja nii suurt Krossi pole me küll kunagi näinud. Et see maja ise on suur, aga Krossi pood ise oli ka hästi suur. Siin on mingid, ma ei saagi täpselt aru, mis asjad. Ja siin reise vist müüakse soojale maale, ma saan aru, jah, reisibüroo. Saad sinna naisele lilled osta ja lukuabi on kõrval kohe. Paneelkade vahel kõik siin. Ma oleks tahtnud näha, milline see koht oli mingi 20 aastat tagasi. Ma arvan isegi 40 aastat võiks ajada. Google näeb siis tegelikult ju näeb. Aitäh teile! Aga väga meeldiv on see, et teenindaja räägib minuga eesti keeles ja täitsa ilusas, nii et saab aru ka. Ja kui ta nägi, et ma kaamera välja võtsin, siis ta oli kohe palju sõbralikum. Seal all on ka kõik mingid juuksurid, ilusalongid. Lahe. Riaaegsed hooned mõlemal poole. Jep. Hästi väike või hästi vaikne koht tundub olevat. Tundub sükene, et 100 aastat tagasi oli siin rohkem elunud. Jaa. Mõned on ilusti korda tehtud, vaata. Kool ei ole see. Oi, see ei ole nii ilus. Kaugelt tundus väga ilus.
ma üritan seda klippi mingi 4. kord teha, aga ühesõnaga väikene infokeld siia ka, et Ahtme ei ole ise mitte eraldi linn, vaid see on Kohtla-Järve linnaosa ja seal elab praegu 17 000 midagi inimest ja nendest 2000 on eestlased ja ülejäänud on venelased ja muu rahvus. Päris crazy, aga hästi vaikne oli, tõesti täna on reede õhtu ja seal oli no pomps pani tümmi. täiesti vaikne, jaa. Selline väike nunnu kohakene. Siuke koht nagu Illuka Tagavälja talu. Kus ma siit niimoodi saan? Ma olen nii elevil, sest me tegime ainult korraks ukse lahti ja siin olid lambad, kes tegid mäe ja siis olid hobused, kes tulid sealt nagu sellise nõlvaku pealt alla. Oh, ja tädi on nii tore, nii tore. Issa, see nagu muinasjutt siin. Ruttu uks kinni, et sääsed tuppa ei saaks. Oh my goodness. Kui tore siin on. Näika on kööginurka. Nii, no. Kõike saab teha siin, mida soovite. Ja kui peaks juhtuma, et see joogivesi otsa saab, siis võib mulle kirjutada. Teate, me võtsime kaasa ka igaks juhuks. Me ei olnud kindlad, mis siin täpselt on. Okei, kuna ma olin just sauna minemas. Nagu botaanikaaed. Oh my goodness, kui ilusalt ma pean kohe näitama. Appi. Vaadake, kui ilus. Oh my god, mis tupsud. Mida värki, mis ilu. Siin on nii palju taimi igal pool, appi. Ma ei jõua neid siin läbigi käia, meil on nii vähe aega siin olla. Siuke väike tore saun. Issand jumal, ma tahaks siia palju kauemaks jääda. Nii ilus on siin. Tere, musi! Ei saa löögile. Kus tema on? Oi, väike ju. Nii, siin on paneeritud krevetid. Friikad on kahjuks täitsa läbi vettinud. Nii suur. Oi, see on kõik läbi vettinud. Vaata, mis mahl siin all on kallis. Yes. Okei, see on küll natuke kahju. Loodame, et maitse on hea. Ma annan ruttu teada, et burger oli väga hea, väga messi süüa. Friikad sogid, aga maitsvad. See küüslaugukaste on väga hea. Ja need on alati väga head. Ma mõtlesin, ma saan palju rutema, aga ma ei saa. Mõtlesin palju rutema ka aju. Kus tervist connectionit on? Aga nad on üksteise. Tore. Me natuke oleme nagu pettunud. Ainult sellepärast, et tegelikult meile lubati sellist nagu mõnusat voodit. Pikka voodit, jah, seinast eemal on. Aga meil on lihtsalt lahti käiv diivan, millega me peame leppima. See on väga kõva, sinna me kindlasti ei lähe. Võtame, valime selle, see on siuke porolon madratsi moodi. Ja lihtsalt jätame need tekid alla ja võtame lihtsalt need nagu tekid peale. Siin all on ka nagu ühed. Ja, see on ikka pikalt väljas. aga muus osas on ikka, ma olen arvamusel, et siin on väga ilus ja nunnu. No vot seal me peame ennast pesema hakkama. Lihtsalt niimoodi. Siin pole eravoolugi. Aga seal hakkame pesema. Lähevad. Käivad kahekesti 2 sõpra. Kes üldse valib Pepsi enne kui Coca? Mina. Päriselt või? Ma joon nagunii nii vähe, et kui ma võtan, siis ma pigem on seda. Tere hommikust! Just. Et me magasime seal ja välikämps on seal. Öösel pidime ka käima. Full padjanägu on olla, aga uni oli selline, öö esimeses pooles oli nagu veider natukene, aga noh, kui aus olla, siis ma üldse olen väga selline
nagu pirtsakas magaja. Õnneks mitte nii pirtsakas kui Rauno, tal on minu meelest veel keerulisem võõrastes kohtades magada. Aga me panime paar tekki alla ja õnneks Rauno võttis meie oma need padjad kaasa. Et ikkagi oli nagu okei. Ja lõpuks, kui magama sai jääda, siis uni oli päris hea, et see juhtus umbes mingi kella 4 ajal. Pererahval on nii tore sükene viljapuuaed siin. Siin ma näen tomatit ja porgandit ja redist ja kõrvits on seal tagapool. Igast maitserohelist. Väga äge. Ma võiks ka vabalt maal elada, kui keegi mul sellist aeda kogu aeg nagu kõpitseks ja ilusana hoiaks. Mulle tundub, et meile toodi süüa. Siin on liiljad. Niimoodi 3 suuremat. Ja siis paar väiksemat ja need niukest lõhne tekitavad siia. Lust on lausa liikuda. Reviewdes oli kirjas, et hommikusöök on rikkalik. Oma tehtud. Sai, leib ja just värske karas. Ja reaalselt me mõtlesime, et huvitav, mis siin... Mõtlesime, et mis siin nüüd nii fancy't olla saab. Mida? Näe, vaata siia. Oh my god! Uba vist pidi kuskil olema. See ongi uba ju. Jah. Muna, pudru, peekon. Oh my god, kallis. Ma räägin seal mingi 3. What's happening? Tore. No see on tõesti tore üllatus. Jep. Teate, ma olen vist korjan endale värsket piparminti ja teen teed. Aga Ta näitas mulle, kus saab ka, ma näen vaatan. Nii, lähme otsime piparmünti. Ta ütles, et see on ja see. Et see pidi kõige tugevam olema. Võtame siis seda. Ja mis ta veel ütles, et me võime tema aias siit tomatit võtta. Ma vaatan, et siin on väga huvitavad mustad tomatid, et neid ma äkki tõesti prooviks. No võt siuksed. Nii huvitavad. Meil mõlemal on kõhud täis. Salat on pooleldi alles. Smoothie on nii hea, ma ei saa aru, mis siin sees on. Banaan igatahes mitte ja I love it. Seda on veel nii palju järgi. Karask on täitsa puutumata, aga ta ütles, et kui on millegiga võtta, siis kõik, mis alles on, me võime kaasa võtta. Ega meil kahjuks tegelikult ei ole millegiga võtta väga, aga meil on üks kilekott autos, nii et me võtame karaski kaasa, see ei täiesti puutumata. Ülejäänud vist peab siia jääma, võib-olla me saame teha võikud kaasa endale ka sinna, sest me tegelikult teoorias peaksime võistluspäeval saama siis lõunasööki ka, aga me kell 12 lähme siis hakkame mängima ja kuni kella 3 saab süüa, nii et me ei ole kindlad, kas me jõuame lõunasöögile või mitte. Ja seal lähedal ei ole minu meelest ühtegi söögikohta. korra vist võiks, jah? Tõesti. Saad sa mu kaamera kinni panna, palun? Nii minekut saime enam-vähem korda. Kahju on nii palju söökis jätta, aga ma tean, et see ei lähe raisku. Vähemalt ma eeldan, et see ei lähe raisku. Kas me jätame ukse lahti või paneme kinni pigem? Paneme kinni, äkki see lind jälle. Meil lendas lind tuppa. Me nüüd perenaisele ja peremehele head aega ei saagi öelda. Aga neil tuleb täna 35 inimesele laud teha, seega ma eeldan, et neil on lihtsalt väga kiire. Ja tegelikult ega meil on... Meelistada ka lihtsalt. Meil on ka tegelikult kiire. Jaa, me võime meelistada küll talle. Just. Koduleht taga välja talu. Ei, ma mõtlengi seda, et vaata, kus saab. Oi, musid. Ikka nendest hobustest ka ei saa üle, no. Ma ei tea, kas ma ütlesin juba, kust me nagu üldse osaleme. Omavalitsuste suvemängul osaleme me. Ja siin on ka teisi spordialasid, kus siis hakatakse mõõtu võtma. Ma näen, et siin on võrkpall äkki või mingi rannavolle või ma ei tea, kuidas seda... Korvpall on siin vaatasin. Korvpalli mängitakse. Ja meie siis lähme disc golfile. Raskendatud. Täiesti. Ei ole väga väga. Rauno leidis ketta ja siin on kirjas. Ära varasta seda, sest see pole sinu oma.
Eestil. no niiviisi. Mäng sai läbi. kui tahad, võib paremale ka minna. Ma ei jäänud viimaseks. Ma jäin eelviimaseks ja ma olen selle tulemuse üle väga-väga rõõmus, nii et Rauno jäi nulli, just. Jäi 24. kohta jagama täna. Tegelikult 2 tiimi on ju veel või 2 gruppi on veel ju, kelle 3:30 ja 7. Ja ma arvan, et need pannakse kõik üldarvestusse kokku, nii et tegelikult ma ei pruukinud isegi eelviimaseks jääda, võib-olla keegi mängib veel hullemini. Ja vahet ei olegi, meie puul oli hästi-hästi tore. Ja nüüd me suundume siis auto juurde ja tegelikult paneme minema. Põltsamaal saab juba midagi panemat. Vedad rohkem? Ei, piisab. Saab veel oliivi panna, sibulat, tilli ja kohukest. Jõudsime mängitud ja vihm hakkas sadama. Nii et joppas. Vaata kui hea, kui on oma kohv kaasas. Saab tanklas ka kohvi teha endale. Pani natuke siia vahukood ka. See on nõust näha, et ma tüdusin ju. Me oleme jõudnud Põltsamaale ja siin kuskil peaks meie majutus olema. Jah, ma ei tea ka kus. Mingi silt on seal. Pitsa võtt või? Aga nende puude väga. Siin hoopis. Väga nunnu. See on auto ka kohe. Oota, see on saun või? See väikesel on saun. Okei. Nagu mingi puujalad oleks. See ongi niimoodi. Nii, tere. Voodi. Oi, siin oli külm. Seal on köök. Siin on väga külm. Ja duširuum. Väga nunnu. Nii, vaatame, mis kappides on. Väikesed taldrikud, tassid, klaasid. See ma ei tea, mis asi on. See ma ka ei tea, mis asi on. Siin ei olegi midagi. Nood kohvrid. Aha, siin on kõik olemas. Kohvi, suhkurisegi, veeketukan. Aha. Appiväsiväsid. Külmkapp. Ratikud ja prügikastaid on siin. See saunake on ikka väga tiljuke. Vaatame. Mõnula. Kuulge, aga siin on soe. Siia magama hakkas. Reaalselt on nii külm praegu, et... Kahekesti on paras olla. Jah, ma ei tea nüüd, kas siin alasti olla. Rätikuga. Täitsa kreisi, kui kange kõik on. Nii, no me vaatame. Siin peaks olema mingi grillimaja. Näeb nagu mingi päkapiku hütt välja. Nii tore. Seal on ka veel mingi asi. Ma ei tea, mis see. Oi, meie Cecilia oleks nii rõõmus selle heina üle olnud. Tal on igavesti Infinity heina. Jah, tal on värske muru kõik. Nunnu. Okei. Siin saab nagu grillida täitsa. Jah, väga armas. Nii, nüüd natukene puhkasin, Rauno käis pesus ja lähme otsime süüa midagi. Ja tundub, et see on bussijaam vist, ma ei saa täpselt arugi. Igatahes me tulime Selverisse. Seal taga on Maxima ka, aga see on väga tiljukene. Ma nüüd ei saa hästi aru, et mis toimub. Ma soovin nii väga neid Laima Zephyr šokolaadis. Ja neid ei ole. Ei siin poes pole, eile Ahtmes käisime, seal ei olnud. Ja nagu, mis toimub? Pole ju. Nagu kuidas see on võimalik? 2 päeva järjest ja lihtsalt ei ole nagu Zephyri. Ma olen kõige kiiresti jooksen läbi, kui ta... kui hea soe. Jah, nii soe reast. Seal oli ka väga... Poes oli väga külm. Me leidsime... Vaatame kohe, kus parkida saab küsida tulla.
tõesti on ilus, jah. See on täitsa siin sees kuskil. Siin võib õhtul väga ilus olla ka. Siin kuskil pidi mingi restoran olema, aga me nagu praegu siit küll ei näe midagi. See tundub kinni olema. Ja noh, siin on värav või see ka ees. No jah, no siis peame sinna teise kohta minema. See Postimaja lokaal. Lähme siis sööme seal. Sama. Wow. Ma mõtlesin, ma petan inimesed täna sellega, et ma pesen ainult tuka ära, aga anyways, me ei lähe sinna sööma, sellepärast, et seal olid kõik õues, lauad olid täis, sees oli väga umbne, mitte ühtegi muud heli ei olnud, kui ainult vaikselt inimeste vestlus, muusikat, mitte midagi ei olnud. Ja ausalt, ega seal polnud väikseid laudu ka, seal olid suured lauad ainult. Umbne oli küll, jah, see ei mänginud välja kuidagi. Jah. Täna on tegelikult ka siin kohvikute päev, aga meil on kõhud juba praegu tühjad. Me ei jaksa enam nagu otsida, et kuhu minna ja käia kohvikust kohvikusse, nii et me lähme hullava naise pubisse. Lokaal jääb meie rahast ilma, ega seal muud polegi. Me lähme vaatame siuksesse kohta ka nagu Carl Schmidti maja Guesthouse restoran ja siis see on nagu siin samas kohe selle kõrval. Siin on see pubi ja seal on restoran. Ideaalne oleks lihtsalt see, et saab õues istuda, aga mulle tundub, et saab õues istuda. Miks siin üldse nii tühi on? Seal oli kõik täis pukitud ja sõitsime autoga minut. Eriti odavasi. Veidel, et see on nagu restoran. Okei. No me vaatame sisse. Tundub sisse saab. Me vaatame. Ühesõnaga ei lõppe otsa see asi meil. See tundub kahtlane. Äkki siit saab sisse? See on külaliste maja oma poolmaa. No ühesõnaga see oli kinni. Miks see menüü niimoodi väljas oli? Ühesõnaga, loodame, et siin hullava naise pubis siis vähemalt süüa pakutakse. Nii, vaatame. No nii, ühesõnaga tundub, et ikka midagi süüa nagu pakutakse. Vaatame. Mingi tore pubi. No, rikub ära sakuti osas. Jah, praegu tuli su. Rauno võtsin endale kvassi, mina võtsin 0 õlut ja süüa ma võtsin endale naturaalsest snitslit ja Rauno võttis paneeritud juustu. Ja arve läks 26 või? 2 praadi, 2 jooki, 26 €. Väga mõistlik. Täpselt siuke pubitoit, nagu me arvasime, et me saame, Rauno ütles. Ja need on väiksed praed ja no ma ei ütleks küll, et need väga väiksed on ikkagi päris korralikud portsud. Head isu! Ma ei tahtsi nagu olla neenatud seda juustu. Saab nagu otsa. No niiviisi, nüüd läheb saun kütte ja varsti sooja. Ikka Bretta veina. Samas võime ju ka minna Tartu, osta sealt mingisuguse madratsilaadse toote, siis ma ei tea, kinos käia. Selle peab sealt kinni panema. Paned kinni. Kore tegi võtta. Sulle nii nagu oli ennem. Nii, tehtud. Jäi enam-vähem ikkagi nii, nagu me tulime ja... Just. Let's go. Moosid mind, et voodisse saada. Et voodisse katte madratsid saada. Oli tore.
väga vahva. See saun muidugi oli natuke selline no mitte kõige parem. Kas sa muga rääkida midagi või? Mida me teeme? Mida me teeme? Kas sul on eelistusi? Mul vist ei olegi mingit väga vahet, kuidas sa ise tahtsid iskuda, siis lähme iskuda. Me tahame kattemadratsit osta, sest täna siin oli väga mõnus pehme voodi ja mul selge valutanud kodus seevastu. No ma ärkan põhimõtteliselt iga hommiku suht tugeva alaseljavaluga. Väga cute. Nii, meie nüüd sõidame Tartusse ikkagi, otsustasime, et vaadata Jyski ja äkki ma leian endale mingisuguse sügisjope, mis oleks nagu väga ideaalne. Aga igatahes sellest saunast siis nii palju, et tore oli ikkagi käia, mu lihastele oli see soe väga mõnus eile õhtul. Me ei teinud õhtul ühtegi klippi, sellepärast et mu jalad olid nii valusad ja me lihtsalt nautisime ja olime väsinud ja vaatasime mingid YouTube'i videoid ja siis hommikust ma veel ei räägi, ma tahan rääkida sellest saunast ikkagi lõpuni. Ma tea, mitu korda ma alustan juba. Et saun oli muidu tore, nagu ikka, aga seal oli nii niiske, et see väga kuuma ausalt öeldes seal ei saanud sellist sauna kuuma. Et kui sa palju vett viskasid, see veeaur oli väga kuum, aga see tuli ja kohe läks. Nagu tuli ja kohe läks. Nii oligi, jah. Et mitte kõige parem, aga vähemalt oli soe ja natuke nagu lihtsalt elamuse mõttes tore. See saun võiks olla tõesti hinna sees, mitte et eraldi. Maksime 35 € vist oli, jah? Aga see võiks olla küll hinna sees. Kas sa oskad öelda ka, mis see majutus maksis või? 80 midagi oli. 80 € midagi ja üks päev enne seda, kus me käisime seal talus, seal oli ka 80 €, just. Ja ega hommik oligi suht siuke rahulik, mina ärkasin enne 10. Ma käisin pesus ära, jõime oma hommiku kohvi ära, sõime ja nüüd kimame. Me leidsime marsi. Nii ilus peegel. Oodake, kui kaunis. 129 € ja midagi saab alla ka, aga meil pole panna seda kuskile. 269 pealt 109 peale. What? Nice. Aitäh teile. Kvarterkott ongi siuke nagu mul jalas on. Ma ei tea. Nii, ma tulin korraks ka New Yorkerisse, et vaadata endale ühte toppi, mis mulle väga meeldib ja ma kannan tihti, aga ma ei saa täpselt aru, kas see nüüd see pesumasin, aga miski on teinud augukesed sinna sisse, nii et ma tahaks uut seda ja pükse tahaks vaadata. Pükse kahjuks mul ei ole, ma olen proovinud kahtesid, aga jäävad ikkagi kitsaks, ühed mustad olid nagu peaaegu. Aga natuke oleks võinud ikkagi laiemad olla ja nagu ma ei saa aru ühest asjast, miks jäetakse neid proovitud riideid sinna kabiini. Pole eriti keeruline ära viia neid, aga alati New Yorkeri proovikabiinid on umbselt asju täis. Jah. Sweet home ja minu ilusad pulma-aastapäevalilled on nii käunid ikka veel. Meil nimelt 12. täitus 9 pulma-aastat. No vaadake, mis nunnud me seal oleme. Aga ma mõtlesin, ma näitan, mis me ostsime enne, kui ma hakkan asju lahti pakkima. Ma ostsin 2 ühesugust särki New Yorkerist, siis ühe T-särgi, siis sükest rohelist värvi ka selline maika. Sõrmused. Ja jope. Oota, ma seda näitan hetke pärast, kui ma selga saan panna. Rauno ostis endale sellise ülimõnusast materjalist. Siis on nokamütsi. Ja mina ostsin endale ka selliseks igapäevaseks kasutamiseks musta nokamütsi. Need olid sooduses kõik Rademaris.
minu müts oli 14,95, Rauno müts oli 24,95. Need särgid olid 5 euri ja see pluus oli 6. Ja sõrmused olid 3. Ja jope oli 75. Siit ei näe ka. Ma pean seda pidi panema, sest muidu lihtsalt ei ole aru saada. Need siuke ilus, tavaline jope. Ma ei saa täpselt aru, kellele need New Yorkeri sõrmused on tehtud. Sinule? Mul ei ole väga peenikesed käed. Ja need on nagu suured. Need tulevad mul sõrmest ära. Okei, võib-olla ainult seda ussiga saab natuke siis nagu väänata. Okei, see on natuke väiksem ja. Okei, no seda. Ja see mul lembib ka. See kõige ägedam. Seda saab kanda. Aga nagu need tavalised hõbedased lihtsalt ringid. Need on siia isegi suured nagu. Kui menus. Memory box. Memory room. Ma ei tea, kus minu padjad asuvad, ma ei tea, kus temase padjad asuvad, need on alati niisugused müsterid. No nii, kell on saanud märkamatult 9:03 ja ma praegult monteerin ja ma tõmban selle nädala vlogi otsad kokku. See on üsna kaootiline, mis nüüd siia tuli, aga ma loodan, et teil oli ikkagi tore meiega olla ja näeme varsti.